Esimest korda kaasaegse õhusõja ajaloos on F-35 lahingus alla tulistanud mehitatud lennuki. See on hetk, mida kaitseanalüütikud, relvaprogrammide juhid ja õhuvõimu strateegid on aastaid oodanud. Ja see, kuidas see juhtus, ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, miks Ameerika Ühendriigid kulutasid selle lennuki ehitamiseks üle $1 triljoni. Me räägime kõigest sellest, sealhulgas hävitamise tegelikust videost ja sellest, mida see mõlema lennuki kohta paljastab. Esmalt olgem selged, mis juhtus 4. märtsi hommikul. See polnud sugugi võrdne võitlus. See on hea näide õhulahingute tulevikust ja sellest, kuidas kõik võib sekunditega minna õigesti või Iraani puhul valesti. Iisraeli kaitsejõud kinnitasid tabamuse sotsiaalmeedias ning avaldasid tõlgitud teate. Iisraeli õhujõudude Adir F-35 tulistas Teherani kohal alla Iraani lahingulennuki Jak-130. Iisraeli kaitsejõud nimetasid seda maailma esimeseks F-35 poolt alla tulistatud mehitatud ründelennukiks. Õhujõudude ülem Tom Abar õnnitles pilooti isiklikult vahetult pärast kokkupõrget. Neva lennubaasi ülem, avalikkusele tuntud vaid kui brigaadikindral D, lisas hiljem operatsiooni üksikasjad. Ta selgitas, et vaenuliku lennuki vastu saadeti välja mitut tüüpi Iisraeli lennukeid, kuid just F-35 valiti sihtmärgi tabamiseks. Põhjus oli lihtne. Kuna lennuki täiustatud andurid suutsid sihtmärgi kiiresti ja täpselt lukustada, olid selle pikamaa raketid just õiged vahendid selleks missiooniks. Brigaadikindral D selgitas kokpitis toimunut. Me tuvastasime selle, võtsime sihikule ja tulistasime. Ei olnud keerulist õhulahingut, lähivõitlust ega õhus rabelemist. Kiire reageerimine lõppes ajaloo tegemisega Iraani taevas. See kirjeldus väärib tähelepanu, sest lähivõitluse puudumine näitab, milline võiks olla pikaajaline konflikt Iisraeli ja Iraani vahel. 5. märtsil avaldas Iisraeli õhujõud kokpiti kaadrit kokkupõrkest. See on erakordne materjal. Video salvestati F-35 öi-elektrooptilise sihtimissüsteemiga, mis on varjatud infrapuna ja sihtimissensor integreeritud lennuki keresse. See erineb vanema põlvkonna optilistest süsteemidest, mis olid paigaldatud välisesse konteinerisse. Videosalvestisel on selgelt näha, kuidas Jak-130 ilmub F-35 sihikutesse. Video viitab, et Iraani piloot võis rünnakut üritada, kuid kaitseanalüütikud peavad lennuki põiklemist meeleheitlikuks. Jak-130 on peamiselt kerge treening- ja ründelennuk, kuigi suudab kanda radarit ja mõningaid relvi. Piirdudes peamiselt lühimaa lahingutega. Lõppkokkuvõttes polnud ühelgi põgenemiskatsel tähtsust. F-35 oli sihtmärgi lukustanud ja hävitustsoonis, enne kui Jak-130 piloot jõudis reageerida. Helisalvestisel on kuulda, kuidas F-35 piloot ütleb, tehtud, sihtmärk on maas, jätkan ründamist. See viimane fraas on märkimisväärne. F-35 ei olnud õhupatrullis. Times of Israeli and Metal startis Irani lennuk Teherani Mirabadi lennujaamast ja ahustas Iisraeli lennukeid, mis ründasid Iraani režiimi sihtmärke linnas. F-35 tulistas alla Jak-130 ja jätkas rünnakumissiooni. See tabas õhk relvaga lahinglennul, kõrvaldas ohu ja liikus edasi. See näitab F-35-le loodud operatsioonitempot. Sotsiaalmeediasse ilmus ka lisavideo maapinnalt vaadatuna. Kinnitamata videol paistab, et kahjustatud Iraani lennuk teeb hädamaandumise Teherani põhjaosa mägedes ja 2 inimest katapulteeruvad, mis viitab Jak-132-kohalisele lennukile. Iraani riigimeedia ja revolutsioonikaardiväega seotud Telegrami kanalid jagasid videot, väites, et see näitab USA F-15 allatulistamist, kuid eemaldasid postitused kiiresti. Kui selgus, et allatulistatud lennuk oli nende enda hävitaja. Oi. Kasutatud konkreetset raketti pole ametlikult kinnitatud. Mõned analüütikud oletavad 2 lennuki nähtava kauguse põhjal, et kasutati AI-9 lühimaa infrapuna juhitavat raketti.
See kokkupõrge on anomaalia, sest AIM-9 on nähtavuskauguse relv, kuid F-35 on loodud kaugemate sihtmärkide tabamiseks. See näitab, et F-35 sihtimissüsteemid on lähivõitluses piisavalt kiired ja täpsed, et sihtmärki hetkega lukustada, tulistada ja tabamus kinnitada. Nüüd räägime sellest, miks see on olulisem kui lihtsalt pealkiri. F-35 programmiga on suurema osa selle eksisteerimisest kaasnenud keeruline avalik arvamus. See oli algselt ühine ründelennuki projekt, mis pidi asendama mitmeid vanu platvorme õhuväes, mereväes ja merejalaväes ühe lennukiga. Selle kontseptsiooni elluviimine oli väga keeruline ja kallis. Programm maksab soetamisel umbes $400 miljardit ja eluaegsed kulud ulatuvad triljonitesse. Lennukid kritiseeriti aastaid kui ülehinnatud, graafikust maas olevat ja mitte nii võimekat lähivõitluses, mida õhuväe entusiastid romantiseerivad. Mõnel kriitikal on tõepõhi. F-35 ei manööverda madalal kõrgusel paremini kui F-16, kuid see polnudki selleks loodud. Selline lähenemine ignoreerib lennuki eesmärki. AC-130 juhtum Teherani kohal on kõige selgem näide sellest, miks kriitika esitas alati vale küsimuse. F-35 ei loodud lähivõitluseks, vaid ohtude leidmiseks, tuvastamiseks ja hävitamiseks enne nende rünnakut. See loodi tegutsema vaenulikus õhuruumis nii, et vastase radarid ei näe seda, kuid selle enda sensorid annavad täieliku ülevaate ümbrusest. See ehitati tulistama esimesena ja nii kaugelt, et vaenlase piloot ei saa aru, mis juhtus, enne kui on juba liiga hilja. See filosoofia on nüüd tõestatud päris lahingus, päris pealinna kohal ja päris vastase lennuki vastu. Baasi-ülem ütles, et kokkupõrkes osalenud Iisraeli piloot oli suhteliselt madala auastmega. See on märkimisväärne, sest see näitab, et tabamuse saavutamiseks polnud vaja kogenud ässa, kes kasutaks erilisi taktikalisi oskusi. Lennuk ja selle süsteemid toimisid ootuspäraselt ning noorem piloot viis selle õige väljaõppega edukalt ellu. Vaatame täpselt üle, mis on F-35 IS, sest selle lennuki tehnilised andmed ongi kogu loo tuum. F-35I Adir põhineb samal põhikere konstruktsioonil nagu USA õhujõudude F-35A, kuid ühe olulise erinevusega. Iisrael on lisanud oma arendatud elektroonilise sõjapidamise moodulid standardsete VAE-süsteemide ANASK 239 kõrvale, mida kasutavad kõik teised F-35 operaatorid. Elektroonilise sõjapidamise täiendav võimekus on salastatud ja Iisrael ole üksikasju avalikustanud. See, et neil üldse lubati seda integreerida, näitab USA usaldust ja kohandamisvõimalusi, mida programm Iisraelile andis. Adir kannab lisaks USA relvadele ka Iisraeli Python 5 infrapuna juhitavat õhk-õhk-raketti. Sellel töötab sõltumatu logistika ja missioonitarkvara, mis erineb ülejäänud ülemaailmsest F-35 lennukipargist. F-35-il on Pratt & Whitney F-135 järelpõlemisega turboventilaatormootor. See mootor annab täisjärelpõlemisel umbes 43 000 naela tõukejõudu. Võrdluseks Jak-132 mootoril kokku on tõukejõudu umbes 11 000 naela. F-35 teeb umbes 4 korda rohkem tööd ühe jõuallikaga. F-35, a maksimaalne kiirus on Mach 1,6, kuuludes kindlalt üle helikiiruseliste hulka. Tuleb märkida, et selle lennuki lahinguraadius on umbes 670 meremiili. Tänu Iisraeli väidetavalt arendatud omamaisele pikamaa võimekusele saab F-35 tõenäoliselt rünnata Iraani sihtmärke ilma õhus tankimata. Jõuallika ja kere näitajad on peaaegu teisejärgulised võrreldes F-35 sensoripaketi võimalustega. Sensoorikomplekti põhikomponent on AN/APG81 aktiivselt elektrooniliselt skaneeritav ehk AESA radar. Erinevalt vanematest, mehaaniliselt skaneeritavatest radarisüsteemidest, mis liigutavad füüsiliselt antenni, et radarikiirt suunata, kasutab AESA radar tuhandeid individuaalseid saatja vastuvõtja mooduleid, et suunata radarikiirt elektrooniliselt.
See suudab peaaegu hetkega fookust muuta, jälgida mitut sihtmärki korraga ja töötada nii aktiivses kui passiivses režiimis. Northrop Grummani enda dokumentatsiooni järgi võimaldab APG-81 radar piloodil tuvastada, jälgida, identifitseerida ja tulistada mitut vaenlase lennukit enne, kui vastane F-35 avastab. Sõltumatud analüüsid näitavad, et radar tuvastab kuni 23 sihtmärki 100 miili raadiuses alla 9 sekundiga. See suudab samaaegselt teha maastiku kaardistamist, elektroonilist rünnakut ja radari pildistamist. Selle radari eriti surmavaks teeb see, mida see relvade tasandil võimaldab. F-35A kannab relvi sisemises relvaruumis, mis hoiab radari ristlõike väikese vargrežiimis. Selles konfiguratsioonis kannab see sisemuses 4 AIM-120 kaugmaa õhk-õhk-raketti. AIM-120D, mis on kõige uuem variant, omab ligikaudu 100 miili pikkust tõhusat laskekaugust. Kasutab sihtmärkide tabamiseks aktiivset radarit, isesihituvust ja navigeerimist ka tugevates ECM-i tingimustes. Veelgi enam, F-35 andurid saavad raketile lennu ajal pidevalt uuendatud sihtimisandmeid edastada. Isegi kui sihtmärk manööverdab pärast raketi väljatulistamist, kohandub juhtimissüsteem reaalajas. Kursiparandused tähendavad, et manööverdava sihtmärgi tabamise tõenäosus vaenulikus keskkonnas võib ületada 95%. Seda mõeldakse, kui F-35 nimetatakse kaugmaa snaiprit. See tuvastab sihtmärgi kaugelt, kus sihtmärk ei näe F-35 isegi radaril. Tulistab raketi, mis jälitab seda sihtmärki 100 miili ja liigub edasi. F-35-l on lisaks radarile ja rakettidele veel 2 olulist andurisüsteemi, mis on iseenesest märkimisväärsed. Esimene neist on hajutatud apertuurisüsteem, mis koosneb 6 infrapunakaamerast, mis on paigutatud ümber lennuki ja edastavad piloodi kiivrile kinnitatud ekraanile ümbritseva õhuruumi 360-kraadise liitvaate. See tähendab, et F-35 piloot saab virtuaalselt vaadata läbi lennuki põranda või otse enda taha ning näha reaalajas enda kannul lendavat lennukit. Teine on elektrooptiline sihtimissüsteem EOTS, mille anduriga salvestati JAK 130 kaadrid. Kuna see on lennuki keresse integreeritud, vähendab see radari ristlõiget. Radar, DAS ja EOTS annavad F-35 piloodile sensorkomplekti, millega ükski muu seeriatootmises lennuk ei suuda praegu võistelda. Et mõista selle erakordsust, vaatame, kus asub F-35 võrreldes lennukitega, mis saadetakse selle vastu Iisraeli ja Iraani konfliktis. JAK 130 sensorite komplekt on 5. põlvkonna hävitajaga võrreldes piiratum. See tähendab, et piloodil oleks tõenäoliselt olnud väga vähe teadlikkust F-35 asukohast ning ta oleks pidanud kas visuaalselt kontakti looma või saama juhiseid maapealsetelt juhtidelt, et üritada seda kinni püüda. Olles vastamisi lennukiga, mis on nii raskesti avastatav kui ka umbes 100-miilise sensorieelisega, seab see JAK 130 piloodi äärmiselt raskesse olukorda. Ka Iraani teistele lennukitele nagu F-4, Phantom F-5 või MiG-29 üleminnes jääb vahe väga suureks. MiG-29, Iraani kõige arenenum hävitaja, on varustatud impulss-Doppler-radariga, mis suudab sihtmärke tuvastada umbes 50-60 miili kauguselt, soodsates tingimustes allavaaterežiimis. F-35 ESA radar töötab sellest kaugusest palju kaugemal, suurema täpsusega ja teeb seda, jäädes samal ajal MiG-i radarihoiatuse vastuvõtjate jaoks sisuliselt nähtamatuks. Isegi moodsama Su-35 vastu, millel on Irbis-E passiivne elektrooniliselt skaneeritav radariantenn teoreetilise tuvastuskaugusega 240 miili. F-35 vargtehnoloogia ja sensorite ühildamine võimaldab tal raketi välja lasta enne, kui Su-35 sihtmärki korralikult radaril näeb. See oli nii oluline, et Iisrael hakkas simuleerima F-35 ja Su-35 vastasseisu, valmistudes juhuks, kui Iraan saab Venemaalt Su-35 hävitajad. See vastasseisu planeerimine näitab, kui tõsiselt võtavad Iisraeli ja USA õhuväe planeerijad 4. põlvkonna pluss vastast F-35 puhul.
Aga kui soovid rohkem teada saada, kuidas erinevad lennukid omavahel võrreldavad on, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Postitame regulaarselt analüüse juhtivatest sõjavägedest ja parimast varustusest. See viib meid Iraani rollini konfliktis, sest 4. märtsil Teherani kohal olnud lennukite ebavõrdsus ole vaid ühe hävitaja lugu. Väljande The Warzone andmetel on Jak 130 kõige kaasaegsem lahingulennuk, mis praegu Iraani kasutuses on. See on selle video peamine väide. See 90 miljoni elanikuga riik on aastakümneid arendanud piirkondlikku sõjalist strateegiat, kasutades proksijõude Jeemenist Liibanonini ning püüdnud Venemaalt kaasaegseid lennukeid saada. Ja parim, mida ta suutis teha, oli treeninglennuk. Kõik muu, mis Iraanil on vanem. F-14 Tomatit saadi USA-st enne 1979 aasta revolutsiooni ning USA merevägi eemaldas need kasutuselt üle 20 aasta tagasi. Nende F-4 Phantomid pärinevad 1960 aastatest. Nende MiG-29 hangiti piiratud koguses ja need jäävad nüüdseks juba ajale jalgu. Jak 130 Ost ja Su-35 läbirääkimised olid Iraani katse lõhet ületada. Venemaa, Iraani lähim strateegiline partner, kellel on vastav võimekus, pole suutnud või soovinud ajakohaselt kaasaegseid lennukeid tarnida. Venemaa on varustanud Iraani sõjalise varustusega relvade ja droonide vahetuse raames, mis tekkis Ukraina sõja käigus. Iraan saadab Moskvasse Shahedi droone ja ballistilisi rakette ning Moskva saadab vastu sõjatehnikat. Jak 130 lennukid olid osa sellest vahetusest. Mi-28 ründekopterid hakkasid Iraani jõudma alles 2026 jaanuaris. 2025 aasta lõpus lekkinud Vene dokumendid viitasid palju suuremale tehingule. 48 Su-35 Flanker E hävitajat väärtusega umbes $6,5 miljardit. Tarneid plaanitakse väidetavalt aastatel 2026-2028. Su-35 polnud kohal, kui konflikt 2026. aasta alguses taas algas ning tõendid näitavad, et need ei jõua kohale ühegi ajakava järgi, mis muudaks jõudude tasakaalu. Seda seetõttu, et Venemaa hävituslennukite eksport on sisuliselt kokku kukkunud. 2017. aasta sanktsioonide seadusandlus lõhkus traditsioonilised kliendisuhted, mille tulemusena tühistasid nii Egiptus kui ka Indoneesia oma Su-35 tellimused. Hiina lõpetas oma viimase Venemaa hävitaja ostu 2018. aastal ning on sellest ajast alates keskendunud omaenda J-20 ja J-35 5. põlvkonna programmidele. Venemaa tootis 2024. aastal hinnanguliselt 24 hävitajat. See vaevu kattis Venemaa kaotused Ukrainas ega võimaldanud ülejäägi eksporti. Selle asemel näib, et mõned väidetavalt Iraanile mõeldud Su-35 hävitajad on hoopis suunatud Alžeeriasse. Tuleb märkida, et Venemaa ei jäta Iraani tehniliselt maha, kuna Carnegie rahvusvahelise rahufond märkis, et Venemaa relvatarned Teheranile kasvavad. Venemaa suudab konflikti ajal tarnida palju vähem, kui Iraan konkurentsiks vajaks. Jak 130 Teherani kohal oli sisuliselt kõik, mis Iraanil oli veel võimalik õhku saata. Millisesse seisu see konflikti jätab? 4. märtsi kokkupõrke geopoliitilistel tagajärgedel on vähemalt 2 võimalikku tulemust. Esimene stsenaarium on heidutus alanduse kaudu. Iraan kaotas oma kõige moodsama hävitaja kokkupõrkes, mida piloot ilmselt ei märganud. Iga järgmine väljalend, mille Iraan teeb oma alles jäänud lennukitega, kannab nüüd sama riski. Jõu jaoks, mis on massiliselt kaotanud lennukeid, lennuvälju ja õhutõrjesüsteeme, on mõistlik samm säilitada see, mis on alles jäänud. Kui Iraan jätab oma lennukid maa peale, loovutab ta taeva ja lepib õhurünnakute tagajärgedega sekkumata. See on sügava sõjalise nõrkuse positsioon. Teine stsenaarium on eskalatsioon läbi trotsi. Iraani režiim ei saa näidata nõrkust oma rahvale, Hezbollahle, Hutidele ega laiemale asendusvägede võrgustikule, kelle edasine lojaalsus sõltub Iraani kui vastupanu osutava ja püsima jääva jõukuvandist. Pärast 12 päevast sõda Iisraeliga 2025. aasta juunis kiirendas Teheran kohe relvaläbirääkimisi Venemaa ja Hiinaga. Teheraan allkirjastas Moskvaga Verberi kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide ehk Manpadsi lepingu.
Teheraan alustas Pekingiga läbirääkimisi ülehelikiirusel liikuvate CM-302 laevatõrjerakettide hankimiseks, mis võivad ohustada USA ja liitlaste laevu Pärsia lahes ja Hormusi väinas. Riik, mis avalikult trotsib, kuid samas kannatab suuri sõjalisi kaotusi, võib salaja tunda vajadust rohkem lennukeid õhku saata. See ei pea välja nägema, nagu oleks ta võitluse lõpetanud. See tähendaks rohkem Jak-130 F4 või MiG-29 lennukeid F-35-ga samas õhuruumis. Nende kokkupõrgete tulemus oleks etteaimatav. F-35 Israel pole selles konfliktis ilmselt veel lõppenud. Iisraeli Adiri lennukipargis on 48 lennukit. Tänavu oodatakse veel 2 ning 2024. aastal telliti veel 25, mis teeb kokku 75 lennukit. Iisraelil on üks suurimaid F-35 lennukiparke ja ta oli esimene riik, kes kasutas F-35 lahingus alates 2018. aastast. Siis on veel nimekiri teistest saavutustest peale registreeritud õhk-õhk tüüpi allatulistamise. Iisrael oli vastutav esimeste F-35-ga droonide allatulistamiste eest 2021. aastal, samuti esimese kinnitatud F-35 kasutamise eest niinimetatud Beast Mode'is, mis tähendab, et lennuk lendas raskete väliste relvakoormatega, mitte vargse konfiguratsiooniga. Igaüks neist on andnud lahinguandmeid, mis aitavad USA-l ja liitlastel paremini mõista F-35 tegelikku toimimist. Tulevikus on F-35 ees oluline uuendustsükkel. Plokk 4 tarkvara ja riistvara jõuab järk-järgult kõikjale. See sisaldab ka uue põlvkonna ANAPG-85 ESA radarit, mis Northrop Grummani sõnul pakub 50% suuremat ulatust kui juba muljetavaldav APG-81. F-35, mis tulistas alla Jak-130, on juba praegu üks maailma võimekamaid seeriatootmises hävitajaid. Kuid praegu ehitatav lennuk viib selle täiesti uuele tasemele. Peamine õppetund. 4. märtsi Teherani juhtumist pole see, et 5. põlvkonna varghävitaja tulistas alla treening- ja kerge ründelennuki. See käsitleb olukorda, kus aastatepikkune investeering sensorite ühildamisse, vargtehnoloogiasse ja kaugmaa täppisrünnakutesse satub vastase vastu, kes ei suuda sellele vastata. F-35 on loodud just selle ajastu jaoks ja alles nüüd hakkab see end tõeliselt näitama. Tulevikus võime sellelt lennukilt palju oodata. Kui tahad teada, kui halvasti Iraan varustatud on, vaata seda videot ja telli The Military Show, et uusi videoid mitte maha magada. Postitame iga päev videoid ja analüüse, et hoida sind kursis maailma sõjanduse ja geopoliitika trendidega.